Ja tervist, jalgpallifännid. Tänaseks olete sattunud Kohila spordihoonesse, kus kohtuvad omavahel Rummu Dünamo ja Saku Sporting. Tegemist on kolmanda vooru lõpumänguga. Tänane mäng siis Rummu Dünamo versus Saku Sporting paneb punkti kolmandale voorule. Ja vile on antud, mäng on alanud. Päris heas hoos. Vaatame, kas see täna tuleb ka tal. Ja olemas 1-0. Saku Sporting läheb juhtima võõrsil mängu. Ja oi, see käis kiiresti, rikošetiga põrks tagasi ja nüüd peab Siljoril tulema. Tuleb kaugelt löök ja oi, posti! Oi. Ja Dmitri Sui hüppas pikali ning postist rikošetist Silverist selja taha ja värava lööb Saku Sportingu mängija Jan-Kristjan Kaalma. Kui mängitud on peaaegu 5 minutit, Ivanuska läheb seda pallimängu panema Stanislavilt peale löök ja Maarja, milline imeline tõrje. Ivanuska leiab seal peale lööki vaja, tuleb ja olemas! Milline värav number 59, Andrei Teodorovitš. Ja Teodorovitši jaoks on see neljas värav 7. novembril. Oi, postist. Ja Arsenik Meljov. Vot see on värav, kui Saku Sporting ei löö neile, siis Arseni lühkadega. Rummu Dünamo mängib valges siniste varrukatega ja nüüd on neil võimalus, kas Arseni siit saab ja posti! Milline algus oleks olnud? Ja mõlemad tiimid puterdavad, aga Saku Sporting oskab seda olukorda ära kasutada. Ja seisuks on 1-4 Martin Valkjaineni teine värav ja 17:42 on mängida teist pool aega ja ei lasta tõusta. Ja oi, Miljov eksib ja Rauno tuleb 3-2 võimalust, tšipib teisele poole sealt. Jan-Kristjan Kaalma, milline sööt ja number 15, Kaspar Merisalu realiseerib selle ära, aga milline sööt Kaalma poolt ja seisuks on. Ja oi, Märten. Hästi mängitud ja veel võimalus ja nüüd realiseerib Märten selle ära. Ja Märten teeb seisuks 1-6, kui löökitule leiab sealt oma mängija Stanislav Meljov kukub Madis Rajandud poolt tehtud viga ja väravaht versus väravaht Siljoril. Ja oi, täpselt keskele, väga ilus värav. Aga jaa, nii see tänane mäng lõppes, kus tulemuseks on 2-6 Saku Sportingu kasuks. Saku Sporting viib endaga kaasa 3 punkti, tõusevad tabeli teisele kohale ja Rummu Dünamo